Käesoleva septembri viimasel nädalalõpul on siia päiksepaistelisse Pärnusse, Estonia spaasse kogunenud palju noori üle Eesti, et olla osa ajaloolisest sündmusest. Nimelt toimub siin Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esimene noortekogu, kus noored saavad kaasa rääkida üldkiriklikes küsimustes ja mõtiskleda üheskoos kiriku tuleviku üle. Kui eile nautisid noored üheskoos spaamõnusid, siis täna on olnud töökas päev täidetud erinevate ettekannete, arutelude ja vestlusrühmadega. Kuidas tänased ettekanded ja arutelud möödunud on? Ma arvan, et väga hästi on möödunud ja selle osas ettekanded on ka erinevad olnud. Ja ma arvan, et see formaat, et 2 ettekannet ja paneeldiskussioon lõppu, et see on ennast igati õigustanud. Et minu arust paneel kaasas rahvast väga hästi ja me oleme aegades suutnud kinni pidada üldiselt väga hästi. Nii et ma arvan, et kõik on igati korda läinud. Ka sina pidasid täna ettekande teemal, mis meid Luteri kirikus ühendab. Räägi lühidalt, mis sa seal noortele rääkisid? No ma alustasin sellest, mis eristab, et natuke siis oma doktoritööst lähtuvalt tutvustasin neid mudeleid, mida kasutatakse erinevate teoloogiliste koolkondade ja voolude kirjeldamiseks ka meie Eesti luterlikus kirikus, aga tõepoolest, et see, mis meid eristab, ei pea meid lahutama, ehk siis jõuda selleni, mis meid ühendab, et see sama üks kirik, kuhu me kuulume, see, ja ma võib-olla tooksin siis välja selle John Stotti tsitaadi, et üks anglikani vaimulik, et temast lähtudes siis, et meid ühendab see, et me kuulume siia ajaloolisse kirikusse, mis on rahvakirik, kus me üritame kogu Eesti rahvale evangeeliumi kuulutada, mis on selline piibelik teoloogiline kirik, meil on oma teoloogiline traditsioon ja mis on liturgiline kirik, et meid ühendab ühine liturgiline teenimine. Et need võiks olla need punktid, mis meid siis luterlasteks kokku seovad. Osvald, sinul on olnud oluline roll noortekogu juhatuse esimehena selle esimese noortekogu korraldamisel. Nüüd, kui see sündmus on peaaegu möödas, siis mis mõtteid viimased 1,5 päeva on sul andnud järgmiste noortekogude korraldamise osas? Ma arvan, et eks seda sükest tagasivaadet tuleb hakata hiljem tegema. Praegu mul on lihtsalt olnud väga suur rõõm, et see nii hästi on läinud ja et meil nii palju inimesi kohale on tulnud ja praktiliselt veerand kogudustest on esitatud. Et eks neid sükseid korralduslikke mingeid pisiasju, eks neid tasapisi on tulnud, aga praegu ma veel midagi sellist suurt ei oska välja tuua, et minu meelest on ikkagi väga-väga hästi läinud ja Jumal on seda kogu üritust väga palju õnnistanud. Kuidas te olete esimese noortekoguga rahule jäänud? Minu arust on väga põnev, et siuke asi tehti ja see küll, minul küll nagu tegelikult ületas kõik ootused, et mulle meeldib siis nagu seltskond, kes siia kokku on jõudnud ja see, et ma nagu näen, et tegelikult on Luteri kirikus ka noori, kes tulevad ja räägivad oma arvamusi ja asju. Ja, et mulle meeldib, et juhatus on avatud ja et selline üritus üldse toimub. Et kuna juhatus on avatud, siis ma usun, et meie kirikul ELK-l on väga palju potentsiaali areneda igale poole. Te olite mõlemad ka vestlusrühmade juhid, et oskate te midagi välja tuua, mis need põhilised teemad olid, mis noortele eriti korda läksid? No tundub, et vähemalt minu rühmas räägiti hästi palju sellest, et Luteri kirik on nagu Eesti rahvuskirik või nagu see oli nendele noortele hästi südamelähedane, et see on ikkagi kuidagi Eesti kultuuriga hästi seotud. Ja eks ikka see noorte töö, et kuidas ikkagi noori saada kirikusse ja millised peaks välja nägema need noorte õhtud või siis kuidas kaasata noori ka nagu lihtsalt kiriku ellu, et nii vanem generatsioon kui uuem generatsioon, nagu kuidas neid müüre nende kahe vahel nagu murda. Ja minul oli väga tore grupp esiteks, meil oli nii mõnus vestlus. Me tõesti, nagu tegelikult mul enamus olid võõrad inimesed seal, või esimest korda põhimõtteliselt siis tutvusime. Aga nagu meil oli nagu mingi sõpruspunt oleks kokku saanud ja nagu hästi mõnus oli, mille üle me arutlesime. Me arutlesime loomulikult noortetöö üle, et seda võiks olla rohkem, võiks olla parem. Arutlesime, ja nagu Miia tõi välja, et ongi luterlik kirik on üle-eestiline ja võib-olla seega, et ka üle
maailmne, et meil on need mingid sidemed üle maailma ja ongi, et kuidas inimesi saada kirikusse ja seda veel, et kuidas siis kaasata teenimistöösse. Meil olid hästi paljud punktid, mis tegelikkuses käisid ka varasematest ettekannetest läbi. Just äsja kinnitati päevakorra viimase punktina selle esimese noortekogu sõnum. Teil oli eriline roll olla koos Robert Punderiga selle sõnumi koostajateks. Kas te räägiksite lähemalt, mis on see täpselt, mida noored selle esimese noortekogu järel tahavad kirikule öelda? Võib-olla esiteks seda, et me ei ole noortetöö ja kirikus osalemise jaoks liiga noored, et palju on seda suhtumist, et sa oled liiga noor, et midagi teha, aga et usaldage meile palju kirikutööd, koguduse tööd, et me tahame seda väga-väga teha ja kaasa lüüa kogudustes. Jah, kuna selle konverentsi põhiküsimus oli ju tegelikult luterlik identiteet ja siin tekkiski küsimus selles, et kui korraldatakse noorteõhtuid näiteks kogudustes, et kuidas poole see peaks kaldu olema, siin teatavasti katoliiklased korraldavad oma noorteõhtuid, baptistid korraldavad oma noorteõhtuid ja et me ei kalduks ühele poole ega liiga teisele poole, vaid me leiaks selle oma identiteedi nendes kahes üles, et me ei teeks baptistide moodi noortetööd ja katoliiklaste moodi noortetööd, vaid et luterlaste moodi noortetööd ja leida see oma X-faktor, millega kutsuda inimesi enda juurde, et mitte ka oma identiteeti kaotada, et see oli see põhiküsimus nendes aruteludes siin täna. Kas see faktor tuli jutuks ka, et mõned märksõnad, et mis luterlasi ikkagi ühendab? Võib-olla see, et lihtsalt see tunne, et sa nagu tunned ennast osana sellest kogudusest või sellest grupist, kellega sa juhuslikult kokku satud sellel noorteõhtul või üritusel, et see võib olla mingi väike piibliring või ka suurem selline ülistusõhtu, aga just see, et sa tunned, et sa oled nagu osa sellest ja nagu oodatud sinna. Mis nagu minu arutelugrupis, kui need väiksed arutelud siin olid, oli ka see, et mis meid nagu ühendab ja siit väga paljus ka paneelis käis läbi, et see tegelikult Luteri kirik on ju tegelikult Eesti kirik, rahvakirik ja just nimelt see eestlaseks olemine on tegelikult ju see, mis meid nagu ühendab rahvana ja see on ka see, mis meid nagu liidab kirikus.